Pärastlõunal oli Vana-Tartu maanteel liiklus häiritud, sest üks luigepere arvas heaks just keset sõiduteed end puhkama sättida. Ei seganud neid autod ega inimesed. Proua Lea Kalja sättis enda auto luikede ette seisma ning sulges liikluse. Peatasime kinni masinad ja ikka ma olen väga rahul sellise meeldiva käitumise eest. Kas oli ka selliseid juhte, kes andsid signaali ja üritasid mööda ja üle sõita? Ei olnud. Praegu hästi palju oli küll oma 30 autot ja kõik olid väga mõistvad. Lõpuks saadi linnukesed teepervele ning masinad pääsesid ettevaatlikult liikuma. Inimeste jutu järgi olla neid luiki seal juba mitu päeva teel kakerdamas nähtud. Ilmselt jäi neile vana lomp kitsaks ning nad otsustasid lihtsalt Ülemiste järvele ümber kolida. Paraku väsis pisipere aga poole tee peal lihtsalt ära. Ma tulin linna poolt ja siis vaatasin, et luikede kvari läks ja keerasin siia ja hakkasin need siis kõrval ajama tee pealt, aga vaatasin, see on natukene tulutu, sest nad tuleb kusagil ära viia siit. Nad tulevad mitu päeva juba ütlevad, et tulevad välja tagasi siia. Lea Kalja kutsus kohale ka päästed ja politsei. Paraku linnud ei tahtnud enda päästmisest midagi kuulda ning panid soisesse padrikusse plagama. Vanemad ees ja titega riika järel. Proovi neid siis seal rägastikus kinni püüda. Päästetöid raskendasid ka vanemad, kes raevukalt oma järeltulijaid kaitsesid. Isaluik oli kohe eriti tige ja selle nokalöök oleks kindlasti palju haiget teinud. Seetõttu pidi üsna ettevaatlikult tegutsema. Plaan oli iseenesest lihtne. Esmalt püüti kinni pisipere ja seejärel võeti ette juba suured linnud. Nii, mul on käes. Lähme ringi ka. Lähme Reporteri töö pole pelgalt ainult tuim tekstide kirjutamine ja mikrofoni hoidmine, et teinekord saab ka jalad märjaks ja käed mustaks teha, et praegu koos päästetega toimetasime just ühe luigepere siia. Isaluik jäi küll veel metsa, aga loodetavasti ta leiab ka tee oma pere juurde tagasi. Lõpuks otsustati siiski ka isalind pere juurde toimetada. Ja tegelikult ma ei tea luikedest rohkem midagi, et ainult seda, et Hans H. andis mingit nädalalehte välja, aga praegune plaan on, et võtsime ühe poja ja lähme proovime ka isa siia meelitada. Kavalus töötas ime hästi. Oma pojakest märganud isaluik tormas lahingusse ja ilmselt tahtis reporterile lihtsalt tappa anda. Väheaeval liiguti aga edasi ning jõutigi jälle maanteele. Autojuhid on sealkandis aga tõesti mõistvad. Keegi ei tuututanud ning ei ajanud lindu närvi. Kannatlikult ootasid nad, kuni maantee ületatud sai. See hoiab pead. Ära. Hoia siis. Tule muga koosas. Poolteist tundi rabas müttamist tasus end igati ära ja lõpuks sai luigepere Ülemistel jälle kokku. Loodetavasti ei tule nad ka enam Tartu maanteele kondama. Ülemiste järve ümber on aed ning sellest ei saa väikesed luigehakatised isegi parema tahtmise juures veel kuidagi üle. Ära nuuta. Jah, ei. Sinna. Kas see tuli? See loll peab.